Kalev Cramo peatreener Alar Varrak. Balti liigas on järjekordne võit saadud. Palju õnne! Ja, aitäh! Mõni päev tagasi oli ühisliigamäng Peterburis ja uuel pühapäeval tuleb siin Tallinnas juba vastaseks Krasnojarski ja Nissei. Kas nüüd on lootust, et mõni mees, kes siin Balti liigas, Eesti liigas on saanud kõvasti mängu, aga ühisliigas vähem, et suudab ikkagi ühisliigas ka ennast nii-öelda platsile ja pildile mängida? No ikka on lootust ja mõni vend on siin tõesti tegelikult väga positiivne, kas nüüd üllatus, aga ka väga positiivsest küljest ennast näitanud ja puhas minu oma pakk, et ma pole neil siin osadel vendadel lasknud VTB-s natuke rohkem möllata, et üritame mõne venna veel kindlasti juurde tuua nii-öelda sellele VTB mänguminutitele, et loodame, et see ka õnnestub. Kas ütled ka nimeliselt, keda pead silmas? Ei ütle, et pole mõtet nagu nii-öelda ennast ja teda neid surve alla panna, et eks siis igaüks ise tunnetab, et kes see mees nagu võiks olla. VTB-s just siin Peterburi mängu oli juttu, et mehed väsisid mängu lõpus, et kas tunnetad ise ka seda, et oleks ikkagi vaja natukene suuremat rotatsiooni? Jah, et neid on tegelikult neid viimase veerandaja selliseid just kaitse poole pealt, kus me kaotame oma sellise keskendumisvõime ja natukene nagu jalg läheb tõnsiks, et on ennegi juhtunud, et neid näiteid see võib üht ja teistpidi arutada, et samamoodi see Kulagin mängis ka 40 minutit, et midagi on häda, et aga ideaalis loomulikult tahaks natukene, et a la Frank ei peaks see 38 minutit mängima, aga me töötame selle nimel ja usun, et kas nüüd see nädal või järgmine nädal või aga igatahes mingi hetk see pilt natukene muutub. Ja võta palun mõne sõnaga kokku ka tänane Tampere mäng. Tublid vennad jälle, et ma ütlen, mõni vend teeb nagu eriti siiralt head meelt kohe, et on nii-öelda täielikult liidri rolli omab ja on sellega nagu hästi hakkama saanud ja kaitses tublid ja põhimõtteliselt mõned siin vennad on siin mõned minutit mänginud, aga üldiselt on ikkagi nii-öelda selle ilma nii-öelda oma vanemate või kogenud ilma nendeta nagu hakkama saanud ja praegu on 6-6, et ma arvan, et super tulemus, et kui siin viskabki mõne kaotse sisse, ma arvan, et see ei ole hullu, aga me üritame kindlasti jätkata sama liini, et kõik saaksid võimalikult palju mänguaega. Ja pühapäeval tuleb vastu seni ühisliigas ainult ühe võidu peal olev Krasnojarski ja Nissei, et ega muud kui pall korvi ja võitu.